Tere hommikust! Ma alustan seda vlogi, arvates, et ma ei alusta seda vlogi. Täna on esmaspäev. Ja tegelikult ongi nii, et ma eelmise vlogi lõpetasin ära sellega, et ma teadsin, et mul on pigem selline, ma ei tahaks öelda, et igav, aga selline mitte midagi suurt tulemas nädal. Aga siis hommikul tuli mulle ikkagi see sõnum, et ma eeldan, et see on mu meigipakk. Ja siis seetõttu ma mõtlesingi, et ma ikkagi alustan seda vlogi ja no küll juhtub siin ikka nädalaga asju. No elu on selline, et you never know what's gonna happen. Loodame, et siis positiivsed asjad ainult, okei? Tänane esmaspäev algab sellega, et ma lähen käin siis Kristiinast läbi, lähen võtan selle paki. Ainuke asi, mis on selle free flow kolimise puhul keeruline, on see jõusaali osa. Kuna ma käin gymmis ja gym on kesklinnas, siis ennem oli nii, et ma sain käia vanalinna gymmis ja minna otse free flow'sse, et kõik olid nii lähestikku. Nüüd on selline jama, et ma pean selle jaoks nagu eraldi minema gymmi. Et nüüd ma ei saa neid kahte asja nagu kokku panna, vaid ma peangi minema eraldi gymmi ja siis trippima eraldi veel free flow'sse. Et selles mõttes see kindlasti tähendab seda, et ma võib-olla, kui ma muidu käisin harva, siis ma käin veel harvem, ma ei tea, mis see nüüd sama. Aga ikkagi need päevad, kus ma, nagu näiteks täna, kus mul ei ole ees mitte ühtegi eratundi, et ma ongi kontoripäev ja trenn, siis need päevad ma kasutan ära selleks, et käia ikkagi jõusaalis ära. Nii et ma lähen pakile järgi, lähen gymmi ja siis ma lähen free flow'sse. Teen seal kontorit, õhtul on show hip-hop. Teeme täna siis uuesti seda kava, mida tegime eelmine nädal. Ja tõesti, ma tunnen, et see aasta on hästi suur muutuste aasta ja hästi paljud inimesed vahetuvad su elus. No, sõbrannad on mul samad kõik, aga ma tunnen just, et trennimaailmas kõigil treeneritel, ma arvan, kõik võivad ühest suust öelda, et see hooaeg on hästi palju muutusi. Et hästi paljud inimesed muudavad oma trenne, mis on täiesti arusaadav, et sa peadki proovima uusi asju, aga lihtsalt see, et kõik teevad seda korraga, et see on nii huvitav. Aga vaat ongi, see on see lõpuaasta, muutuste aasta. Et me hakkame uut elu, uut traditsiooni, uut süsteemi endale looma. Ma kuulasin ära Kaisa uue podcasti, see oli väga tore kuulamine, mul on nüüd finally jälle esmaspäeval mingi podcast, mida kuulata, sest praegu mul on ainult salajutud iga neljapäev. Ja tore on, et 2 korda nädalas on miskit. Siis veel üks asi, mida ma unustasin eelmises vlogis rääkida. Kes on siin pikemalt jälginud, siis ma iga aasta vaatan sellist asja nagu MTV VMA Video Music Awards, eks ju. Ja mida aastast seda raskemaks on läinud see, et need on ju vaata öösel, sest et see on USAs, ehk siis meil on see alati kell 3 öösel ja no lõpebki mingi 6-7 hommikul. Ja eelmine aasta ma mäletan oli see, et ma jäin magama. Ja siis ma ärkasin täpselt mingi Katy Perry selle show peale ja siis ma vaatasin selle ära ja siis ma natuke veel vaatasin. Nüüd MTV on vist aru saanud, et Euroopas on natuke keeruline seda vaadata või ma ei tea miks, aga nad isegi ei näidanud see aasta seda, vaid nad näitavad seda täna õhtul. Mis on nagu see, et ei, ma tahan näha seda nagu live, nagu ma tahan näha kõiki neid skandaalseid hetki, mis ilmselt, kui seda õhtul näidatakse nüüd, siis on need välja võetud. Nagu no. Nii et üks era on ka läbi saanud, ma räägin nii palju asju läbi saanud, it's crazy. Rohkem siis ei saagi vaadata neid nii. Aga mis ma tegin oli see, et ma hommikul vaatasin kõik need esitused järgi. Nagu Tate McRae, what are you? See chick knows how to perform. Ma vaatasin Suuammuli seda ja ma väga harva vaatan asju Suuammuli. Aga see lihtsalt nagu mul jäi karp lahti. Siis teine asi, Mariah Carey sai siis selle Video Vanguard Awardi, mille sai siis eelmine aasta Katy Perry. Ja I get it, ta ei ole tantsija ja ma ei eeldagi, et kõik peavad laval tantsima. Aga give me something. Ma nagu vaatasin selle ära ja ta põhimõtteliselt seisis, samal ajal kui käivad suht aktiivsed laulud, eks ju, või no ma ei tea kuidagi, something was off. Ja I get it, ta on juba varemas eas, eks ju, ta on 56. Aga sel hetkel ma olin korraks mingi, kui vana on Jennifer Lopez? Ja Jennifer Lopez on sama vana. Ja ma saan aru, ma ei saa inimesi võrrelda ja nii, aga lihtsalt give me something. Seal reaalselt oli all niisugune kommentaar. Maria serving us nothing and everything at the same time. Ta hääl on muidugi imeline. Võt, ma ei saa olla 100% kindel, et see oli live. Nii et lähme siis pakile järgi ja jõusaali.
teate, et minu bossil sai 10 aastat Freeflows ja tegelikult eelmine nädal, kui oli see hektik nädal, siis nii-öelda me kinda seda tähistasime, aga ma ei ole selleks valmis. Nii et ma hoopis läksin täna, ostsin talle lilled. Ja nüüd ma sain veel aru sellest, et minul sai üleeile 6. Kas see on 3. aasta kontoris? Vist. Kõige ilus on siin väike kontorialake juba. Väga nunnu. Sain ka lilled. 3. aasta on, jah? Ma eeldan. 3. aasta. Yay! Catrice. Nii, siin on siis Only Your Magic. Olete valmis. Nii, fall, winter. Nii, mis meil siin siis on? Meil on siin nail polish. See läheb kohe loosipakki. Primer. Väga ilus gloss. Ilus roosa. Siis matte lipstick. Baked blush. Väike põsepuna. Mascara. See läheb ka loosi. Mingi gel lakk. Nii, selline powder eyeshadow. Nii, siis gloss, stick, nii palju glossa. Nice. Under eye brightener. See on Catrice'i pakikene. Nii, ja Essence. Essence'id, väga värviline. Nii, meil on jälle Juicy Nail Lip Nail Oil. Niimoodi. Ma ajaks selle sassi vist. Ma ajaks ka. Nii, siis meil on siin Smoothing Primer. Väga äge näeb välja. Siis Aloe Spray Prep and Set. Lip Tint Hydra Kiss toonis 01 ehk siis Nude Bitch. Nii, siis on Highlight Lip Caring Mask. See näeb väga äge välja. Jälle mingi nail lock. Ultra Chili Bomb Shiny Lip Gloss. Lip and Cheek Tint. See on väga popp. Shine Lipstick. Okay. Jälle mingi nail polish. Ja Brow Lift and Freeze Glue. Ja selline oli haul. Kell on 5:30 ja olen teinud nii palju meile ja ikka on 55. Ma ei suuda. Ja mega hea podcast, soovitan. On aeg trenni andma minna. Minuga juhtus midagi väga veidrat. Aga mitte väga veidrat, aga lihtsalt ma võtsin siis auto, sest me jälle lõpetasime nii hilja ja ma ei leidnud Bolti autot üles. Vaatasin kaardi pealt, okei, seal kuskil tänava otsas, nii. Lähen sisse, vaatan, okei, see on nagu kellegi nagu siseaed. Okei, ja see oli kottpime. Veits creepy oli seal, ütlen ausalt. Ja siis ma olen seal oma selle flashlightiga, olen mingi, kus siin autod on? Nägin ainult ühte autot, mis oli mingi suur kaubik, mille taga oli aed. Ja kaardi pealt näitab, et seal aia taga ongi auto ja ma olen mingi, aga siin on aed ees ja siin on elumajad. Sinna ei saa mitte kuidagi moodi. Nii et mina ei tea, kuidas see auto sinna sai ja ma ei tea, ma isegi näinud seda. Aga siis ma seal trippisin, niigi kell on ju nii palju, mul on mingi mitu kotti ja siis kõige tipuks mul oli koti peal siis pakk mustikaid. Ja ma sõin neid täna nii vähe ja ma olin mingi, ma saan need koju kaasa võtta, et mõnus õhtu süüa. Need kukkusid maha. Niimoodi, et pool karpi jäi alles, ma olin mingi, no okei, siis jääb vähemalt pool. Ja siis ma võtsin uue Bolti, mis oli nagu eemal, kõndisin sinna, tegin ukse lahti ja siis mul kukkus see karp uuesti, nii et kõik kukkusid maha, nii et ma jäin oma mustikatest ilma. Aga nii veider, kas keegi reaalselt parkis endale kuskile salajasse siseaeda, sest ma isegi ei saanud aru, kuidas sinna saab. Nagu reaalselt. Et väga veider. Inimesed käitusid veidralt, ma ei tea. Täiskuu oli täna, või noh, eile, aga mõjutused on ka täna. Mina hakkan nüüd sööma ja tegelikult ma unustasin teile enne öelda, et vaadake, ma näitasin teile neid Catrice'i Essence'i tooteid. Mul on tegelikult olemas mingid tooted ees, mida ma tahan tühjaks kasutada, aga ma ikkagi mingi hetk kindlasti katsetan neid ja kui mulle midagi väga meeldib, siis ma annan teile tagasisidet, et mida ma ise ka soovitaksin.
aga kuna ikkagi seal oli asju, mida ma ei saa kasutada, näiteks küünetooted, ripsutooted, siis ma panen ikkagi uue loosikese käima. Võib-olla see loosika on rohkem meiga asjadega seotud, nii et this one is for the ladies. Vot. Aga panen siis siia järgmise klipi, kus te siis näete, mida te võite sellest väiksest giveaway'st võita. Nii, seekordsest pakist võib leida siis Catrice'i Makeup Paleti, Safari Fever, väga sellised heledad, mahedad toonid, siis Essence'i Lip and Cheek Oil, vaadake kui huvitav, siis nendest uutest pakkidest Essence'il selline Nail Polish, jälle roosa, ja siis muidugi Mascara by Catrice Hyper Lash, ja siis Garnieri poolt sellised uued pimple patchid, vaadake kui huvitavad ja 22 tükki on sees. Nii et väga interesting. Ja kui sa soovid seda pakikest võita, siis subscribe mu kanalit, kirjuta alla kommentaar, jätkuvalt pane palun oma Instagrami konto, ma muidu ei saa sind kätte. Võitja loosin välja nädala pärast nagu ikka. Aga ma hakkan nüüd sööma, kell on 22 something, väga palju. Ma mõtlesin, et ma näitan teile, milline näeb välja minu skincare praegu, minu skincare routine ja mis see üldse ennast hõlmab. Ma olen jõudnud ikkagi sinna arusaamale, et mul on kohe kindlasti mingi OCD, mitte selles mõttes, et ma oleks puhtuse friik, absoluutselt mitte, vaid OCD süsteemide osas. Mu elu peab olema üks suur süsteem. Ma teen asju nagu täppis teadusena. If that makes any sense. See algas kõik sellest, kui ma kunagi väiksena sõin õuna, et kui inimesed minu jaoks söövad õuna niimoodi täiesti randomly, siis ma olen nagu, mida sa teed, see on kriminaalne. Õuna peab sööma nii, et sa sööd keskelt ringi ära, nagu, aga mitte kõik kollane, nagu kollane koos koorega, aga niimoodi, et jääks veel kollast. Siis sööd ühe ära, teise ära ja siis sööd selle kogu kollas osa. Et mitte ma ei söönud koori nagu eraldi, aga nii. Sellest see kõik algas. Ja siis ma olin mingi, võib-olla see oli lihtsalt nagu mingi viis. Siis ma hakkasin tähele panema, et ma pean sööma niimoodi, et mul on sama suur tükk kartulit, sama suur tükk liha, sama suur tükk või sama kogus umbes, ma ei tea, mingit salatit, kastet, et kõik peab olema taldrikul nagu välja kaalutletud, et iga asi peab olema õige suurusega, et ma ei saaks kunagi süüa niimoodi, et ma võtan nii suure kartulitüki ja nii väikse lihatüki, see mu peas lihtsalt ei toimi. Et süsteemid. Siis ma teen töö juures süsteeme, kuidas ma jõuaks kõike teha. Teen ühe lepingu, siis vastan ühe meili, siis avan ühe kirja, siis teen ühe lepingu, siis nagu et süsteemid. Siis, nagu te teate, mul on terve elu olnud ka minu õhtused rutiinid ja kõik see. Kohe näitan see, mis mu skincare rutiin õhtuti praegu on, milline suhtes välja läheb. Ja teiseks, mul see ajapikku muutub, aga praegu on mul siis selline süsteem välja kujunenud, et issand jumal, I'm crazy. Korraks ma kerin tagasi sinna paika, kus ma kunagi koristasin asjade nagu kaupa, nagu et tüki kaupa, et näiteks iga reklaamipaus oli 10 asja ja kui ma sarja sain lõpuni vaadatud, siis nii palju, kui oli reklaamipause, siis nii palju ma korjasin asju või koristasin. Ma olen crazy, okei. Ja siis mul on praegu selline rutiin, et õhtuti, kui ma jõuan koju, siis ma vaatan ära 15 minutit YouTube'ist mingit videot, siis 15 minutit monteerin, siis vastan kõik kirjad ära, siis ma mängin mängu. Kui mul on YouTube'is see osa, kus ma ainult lõikan, siis ma samal ajal, kui ma lõikan, ma mängin, sest ma pigem lihtsalt kuulan läbi ja kohe, kui ma kuulen mingit juttu või näiteks on mingid tantsuvideod, kus ma tean juba, et ma saan mingi 3 sekundit kasutada, siis neid ma lõikan, aga muidu ma mängin ja kasutan selle aja juba ära. Kui mul on YouTube'is juba see osa, kus ma monteerin nagu sekundite kaupa, siis ma mängin eraldi ja mänguga teen ma niimoodi, kuidas kunagi. Vahepeal teen kuni elude lõpuni, vahepeal teen mingi 5 korda, vahepeal teen kuni saaks lihtsalt mingi kindla missiooni tehtud. Ühesõnaga, I'm crazy. Ja mul see telefonimäng. Ma mängin seda siiamaani ja mul on streak mingi 200 päeva. I'm crazy, okay. And I'm single. Siis ma võtan ühe tegevuse listist. Mul on list kujunenud, mida ma täidan nüüd iga pühapäev, mida ma tean, et ma peaksin tegema. Seal on kirjas näiteks tee Shane'i tellimus, telli Juhela kontsad uued, telli uued jalas need, kirjuta sellele inimesele, tee valmis see story, tee valmis see kava, et nagu need niimoodi. Ja siis ma iga päev
kui ma seda listi teen, siis ma võtan ühe sealt maha. Ja, nii. Siis ma kustutan ära 50 pilti ja videot galeriist, et mul galeri lihtsalt nii täis, et ma lihtsalt iga päev üritan kustuda. Siis on 15 minutit koristust. Nii, ja siis need 2 viimast on sellised, et kui mul on aega, siis ma teen seda, kui ei ole, siis ma ei tee. Ma teen 15 minutit raamatupidamist. Kui mul raamatupidamine saab tehtud, siis ma kustutan meile. Don't ask. Viimaseks loen ühe peatüki. See on minu õhtune rutiin. Kui juhtub, et mul jääb, ja see on kuni kella 12 öösel, oh my god, ma reaalselt, kui ma seda kõike praegu välja ütlen, I'm sounding like a crazy person. Te ei kujutate, mis süsteemid mul siin peas on. Ja siis on niimoodi, et see on kõik õhtune programm. Hommikul ma teen, kui mul on nagu, näiteks homme on mul ka aega hommikul, et ma teen samamoodi. Ja raamatupidamist ja raamatu lugemist ma hommikuti ei tee. I have OCD, okay. Ja, et mu elu peab olema kogu aeg selline nagu mäng või nagu mingid süsteemid. Aga lähme siis selle skincare juurde. Kõigepealt võtan maha meigi, kasutan siis Bioderma seda, siis CeraVe mumusi. Mulle meeldib see rohelisega rohkem kui see teist värvi rohelisega. Nii, võtan maha. Siis ma lähen võtan oma vitamiinid ära. Praeguseks on mul ainult praegu B-vitamiin. Nii, siis ma pesen hambad ära. Siis ma toon siia laua peale, ma näitan teile. Siin on mu station ja ma panen alati need asjad siia nagu laua peale. Ja siis ma hakkan niimoodi, et kui ma kasutan ära, siis ma panen siia maha. Siis ma lähengi pesust läbi ja tulen siia niimoodi, et mul käib alati sõbrad taustaks. Ja siis ma hakkan oma skincare tegema. Vot, siis ma istun siia maha niimoodi. Vot, ma olen ka aru saanud, et mulle meeldib kõike teha istudes. Ma ei tea, miks. Nii, ma panen siis sellist Mixoni Hyaluronic Acid Serum Glacial Water, ma ei tea, mis see täpsemalt on, aga see on väga tore toode ja üldse see Mixon firma on tegelikult mind täiega aidanud akne korral ja nüüd ma tunnen, et kui mul saavad kõik näokreemid otsa, siis ma tean, et minu järgmine näokreem tuleb kuskilt nendest Korea kosmeetika brändide seest vahelt, mis iganes, et tõesti, ma soovitan proovida, see ei pea olema see firma, vaid lihtsalt proovida Korea kosmeetikat, sest mul on tunne, et there is something else there. Siis asi, mida ma olen alles see aasta õppinud igapäevaselt tegema, mis on tegelikult väga halb on. Flossing. Reaalselt. Ma tean, väga vähesed inimesed kasutavad hambaniiti, kuigi tegelikult võiks ju iga päev. Aga lihtsalt ma ütlen teile, et tehke see tegevus endale lõbusaks, nagu mina olen teinud. See on nii põnev. Siis on aeg esimeseks selliseks korralikuks näotooteks. Praegu ma kasutan siis, kõik on enamus need Mixoni tooted, sellist seerumit, et jaas, selline. Praegu paneme siis seda niimoodi peale. Oodake, stopp. Põniplaastrid ka, see on tegelikult praegune järgmine samm. Kui ma näen, et mul on mingi sõber tekkimas, siis ma reageerin. Mul on praegu üks sõber just siin täna tekkinud, nii et ma võtan oma sõbrale väikse kaitserüü või tähendab vastupidi hävitanud. Siis ma panen seda. Väga mõnus. Ja nüüd olenevalt sellest, kas mul on mingi natukene hullem akne või mul on praegu chill, praegu mul on chill pigem. Ja kui mul on aega ja kui mul ei ole akne nii hull, siis ma teen natukene seda. Oi, kui hea. Siis lähme edasi ripsmeti juurde. Kammime ripsmed läbi. See on selline step, et kui mul seda enam ei ole, kui see otsa saab, siis tõenäoliselt siia asemele mingit uut toodet ei tule. See on lihtsalt mingi calming boosting mist, mille ma siis lasen nüüd peale. Ja mul on mingi obsession sellega, et ma ootan, millal tooted otsa saavad. Mitte üldse sellepärast, et oleks halvad, lihtsalt sellepärast mulle meeldib see tunne, kui ma saan toote ära visata. Iga kord, kui ma panen, siis ma mingi, varsti saab otsa. Aga jätkuvalt mitte üldse halvaga, vaid lihtsalt see, et mulle meeldib see tunne, et ma ei tea. Siis ma panen Berrici silmakreemi ja ma ei kasuta hommikuti silmakreemi, ma tean, et paljud teevad seda. Minu hommikune skincare on ainult mitseraalvesi. Et ma kunagi tegin rohkem hommikuti, aga siis ma avastasin, et ei ole vaja, et minu nahale pigem ei sobi see, et ma liiga tihti teen. Lähme huulepalsami juurde. Ka seda nurme oma ma olen kasutanud forever. See on siis, ma ei tea, mingi oranžikas. Väga tsitruseline, väga mõnus, väga pehme. Ja siis ma kasutan Berrici öökreemi. Muidu ma kasutaksin lihtsalt niisutavat kreemi, aga kuna mul on olemas öökreem eraldi, siis ma kasutaks seda praegu. Ja see on mega mõnus, mega pehme. Ja sellega on meie näosa tehtud, aga me ei ole veel lõpetanud.
meil on vaja ka käte eest hoolitseda, sest et käed on minu kinda töövahend. Põhimõtteliselt küüneõli. Saate aru, see Cuticle Oil Luxury firma poolt. See lõhnab nagu parfüüm. Ja nagu mitte halvas mõttes, vaid see lõhnab nii hästi. Iga kord, kui ma seda siin õhtuti panen, ma olen mingi, oh my god, kes välja läheb? Et täpselt nagu tunnen, nagu ma läks peole kohe, sest nüüd see lõhn on nii hea. Ikka nagu expensive. Ja viimaseks asjaks kätekreem. Seda ma siin hõõrun päris pikalt sisse, teile endale nagu minimassaaži. Ja siis ma tunnen nagu, okei, I'm almost complete, aga ei, veel me ei ole. Keha eest on vaja ka hoolitseda. Ma seda ei hakka siin näitama, aga ma lihtsalt näitan, mis tooteid ma hetkel kasutan. Ma kasutan siis jalakreemiks seda. See on mega... Ta ei lõhna väga, aga ta on lihtsalt nii mõnus pehme ja nii mõnusa tekstuuriga, et seda on nii mõnus peale kanda. Küll aga see kehakreem, ma lihtsalt ootan, millal see läbi saab või otsa saab, sest et see mulle ei meeldi. Selle lõhn on ülihea, mis on siis Crazy Mango Scented Shea Butter Body Butter, eks ju. See on nii kõva, et seda on lihtsalt nii ebamugav panna peale, nagu, ma ei tea, kas te saate aru, aga ta on nagu tahke põhimõtteliselt. Ja ta on hästi üline ja ma tunnen, et ma tahaksin, et mu kehakreem oleks selline hästi nagu jogurtiline ja selline, et lihtsalt sulab mulle naha sisse. Aga see on nii kõva, et näiteks kui ma suvel päevitasin, siis ma ei saanud seda kasutada, sest nagu, kui sa oled just päevitunud, siis nahk on vaata õrn ja mul oli nii valus seda peale kanda, et ma pidin vahepeal teist asja kasutama. Aga jah, ma üritan selle ikkagi lõpuni kasutada, sest ta lõhnab hästi, aga lihtsalt see, ma saan aru, et shea butter ei peakski olema nagu selline vedel, aga jah, et seda ma ei ostaks. Nii, et ma teen siis need jalakreemid ja kehakreemid ka ära ja räägime teiega homme. Tere hommikust, käes on teisipäev. Mina hakkan haigeks jääma. Nagu ikka sügisega kaasnevad need haiguse kolded siin ja ma tegelikult juba eile hommikul olin mingi, et kurk on natuke naljakas. Ma võtsin seda vokaalit kohe, siis päeva jooksul oli juba parem, ma ei pannud tähelegi. Ja siis eile õhtul ma olin mingi veider ja siis hommikul ma olin mingi okei. Siis mul on kehas selline nagu veits nõrkus sees, nagu niisugune nagu palavik hakkas tegema, aga samas mul ei ole palavikku. Ja ma tunnen, et mul on energiat ja nagu ma ei ole väsinud, aga lihtsalt ma tunnen, et ma hakkan haigeks jääma. Ma tahtsin tegelikult minna täna trennidesse. Aga kuna ma see hooaeg käin rohkemates trennides, siis ma pean väga kuulama oma keha. Kui mu keha annab praegu märku, et kuule korra lihtsalt hinga, siis ma kuulan seda ja ma ei lähe täna trenni. Küll aga ma lähen ikkagi free flow'st läbi, et korraks saada värsket õhku, liikuda sinna. Natuke üritan seda tööd teha. Vahepeal on see, et ma pean lihtsalt kodust välja minema, siis mul hakkab parem. Let's go! Mul on 7. Ma olen ikka siin. Ma lugesin ära, ma tegin ära 22 lepingut, mis võtsid aega pea 6 tundi. Pluss veel mingi igast erinevaid kirju. Ma olen suht väsinud ja ma olin mingi, ei, ma pidin täna puhkama, aga ma ei saa, ma olen nii hooked, kui ma teen neid asju ja siis ma lihtsalt, jah, ühesõnaga. Tulime Joosepiga õue, et ma natuke värsket õhku võtindaks ja kodu saaks tulutada ja et Joosep saaks lõbutseda. No nii, joo. Ma olen lõpuks jõudnud voodisse, lokipael peas, natukene läks tappasin, aga it's okei. Ja ma tulen ennast juba palju paremini, ma magasin veel õhtul natukene, mitte palju, aga lihtsalt see väike aimega suts oli ülihea. Tegin teed endale, jõin kogu aeg neid ingverišotte, tuulutasin megalt kodu, et kui siin peaks mingid chillid olema, siis bye bitch. Näeme teiega juba hommikul. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja ma tunnen, et mul on täna nii palju parem olla. See eilne ikkagi trennivaba ja varem koju tulek oli väga hea mõte, sest mul on tõesti väga palju parem olla. Aga täna, miks ma olen hommikul vara nii klämmitud, on see, et meil on siis üks väike esinemine kultuurikatlas. No me teeme ainult põhimõtteliselt go-go'd, ehk siis me lihtsalt oleme. Ja liigume. Ja siis ma lähen free flow'sse, mul on seal ära tund, teen konturit ja siis õhtul ma lähen Simona Hillsi ja siis ma lähen sellisest trenni nagu Raga. Raga on trenn, kus ma käisin aastaid tagasi ja see oli
üks trenne, kus ma käisin siis, kui ma olin noorem ja mul on sellega väga palju history't ja ma kutsusin Kristeli ka kaasa, kuna me käisime koos seal kunagi, nii et jah. Viimane vlogi klipp ja siis me lähme. Tehtud. Avame siis paki. No, ainuke hirm on, et need on mulle natuke suured. Issand, see võtab ju. Nii, selline näeb ta välja. Vaata, ma pean natuke tugevamalt panema, sest mul on suht peenikest jalad. Noopusiga tolles ja ma näitan korra, kuidas on konsaga. Ja konsaga ta on siis selline. No võt siia peaks panema sellise konsa, mis on ka must ja kuna ma tegelikult ma viisin ühed oma heeratana siis ühe selle neidi kätte, eks ju, et andsin talle tänaseks ja siis ma olin mingit, aga tegelikult ma müün need maha ja siis ta ostis tal ära. Nii et tehniliselt ma võin täna uued ju heerat tellida ja mul on täpselt niisugused ühed, mis on nagu nahast, mida ma tahaksin ja need sobiksid siia alla ideaalselt. Nii et väga seksi. Yes. Vot. Aga lähme tööle. Sain väikse šokolaadi ka. On ju. Tänane saak on 89 kirja. Let's go! Judgy. Mul oli väga pikk päev, 8 äratus, et kell 10, kell 11 teha väike tantsulka. Pikk tööpäev kontoris, mõtlesin kavasi, 3 tundi trenne järjest. I deserve it, okei? Nii et ma lähen manšin ära ja siis tegeleme edasi. Ma olin täiesti kindel, et ma teen teile klipi, kuidas ma teen märkmiku ja siis lähen magama. Aga kell oli isegi 1 veel ja ma olen juba voodis. Ma lihtsalt tundsin, et ma olen nii väsinud ikkagi tänasest. Mul on tegelikult kinda hea meel, või tegelikult mul on väga hea meel, et ma olen leidnud taas selles ära, et käia trennides, et näha trenne, kui et põnev, kui see, et ma pean käima. Ja ma tunnengi, et see suvi aitas mu sinna jõuda, et kui seda suve ei oleks olnud niimoodi, et ma oleks ikka tantsinud edasi, siis ma ei oleks seal maal praegu. Ma lähen nüüd magama, kavatsen välja puhata ennast, sest et mul pidi oma eratund hommikul, aga see võib-olla lükkub edasi. Ehk siis ma magan nagu nii kella 10-ni. Ehk siis see tähendab, et ma saan üle 8 tunni und. Ma võtan selle vastu, lähen magama ja räägime homme. Good morning! Täna on käes neljapäev. Ma suundun hetkel Free-Flowsse. Mul on täna niimoodi, et mul ei ole ühtegi erakat. See, mis ma eile õhtul rääkisin, see lükkus ka homse peale. Ehk siis ma lähen lihtsalt Free-Flowsse, hakkan tööd tegema. Ja õhtul ma lähen siis girly hip-hopi. Ma lähen Heels Beginnersitesse trenni ja siis me lähme Kaisaga kinno. Me lähme seda The Conjuring vaatama. See pidi mingi täitsa crazy film olema. Nii et let's go and watch it. Hakkan suppi sööma. Yeah. Trenni. Yeah. No nii, Kaisa, oleme elus. Mis sa ei saa aru, et tuleb väike possessed? Ei, ma ei tea päris. No, ütleme nii, et I was on the edge of my seat, okei? Selline läks mingi kuttne seltskond. Ja see üks kutt peab nagu vaarid. Ta oli nii hirmud ja seda on nagu, ma pole kunagi näinud seda ja see on normaalne, aga lihtsalt nagu ta... I saw that. Ja, soovitame. Good evening, ladies and gentlemen. Kell on 1 öösel. Tegelikult peaks hakkama vaikselt pessu minema, skincare tegema, aga siin ma olen. See Conjuringi film oli päris hea. Neid jumpscare oli ja no see storyline oli ka päris hea minu arust. Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ma vist pole, mul on see Conjuringi film vahepeal, et ta tuleb kuskilt kanalilt nagu mingi osa, ta käib mul taustaks, aga ma ei ole vist nagu otsast lõpuni mitte ühtegi osa vaadanud, mul on tunne. Tegelikult on päris huvitav franchise ja ma lugesin, et see on kõige
edukam nii-öelda õudukate seeria, mis on siis tehtud. Käes on alles september, et ikkagi tahaks Halloweeni ajal vaadata veel mingeid. Ehk siis näis, mis sellel ajal meil igal pool kinodes on. Ma siiamaani pole ma töömeilidega järele jõudnud, sest ma tegin ikkagi õhtuni välja kuni trennideni ja ikka mul on seal üle 40 kirja alles. Ja veel mingi bronni kirju, mingi 30. Ehk siis, no ei jõua järg asjadega. Homme ma kavatsen veel tunnikene teha seal. Siin on kirjas nüüd ülesannet külast uut restorani. Tegelikult varsti lähme meigiga isaga ühte väga ägedasse kohta, mis on natuke teistsugune. Selline õhtusöögi elamus, aga sellest kõigest te kuulete ja näete varsti. Ma olen väga elevil, see on koostöö raames, aga see tõesti kõlab väga põnevalt, nii et can't wait. Aga teeme siis selle ära. Kirjuta külas 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Trennid, väga mõnusad trennid olid. Seal Heels Beginnersit siis ma nagu ei filminud, sest et me tegime väga palju tehnikateni, et seda pole mõtet filmida. Aga ma käisin ka isaga kinos kõik, et see on tore. Salajutud. Ma ei saa, mulle nii meeldivad salajutud. Mulle meeldib see vahetu jutt ja mulle meeldib see, et see on humoorikas, et nad ei võta seda liiga tõsiselt, et nagu, ma ei tea, I like it. Ja iga neljapäev ma olen hommikul mingi nii, kus on salajutud ja täna see tuli hiljem välja, ma olin mingi kell 11 mingi, mida? Ma tahaks kõndida tööle nii, et mul käivad salajutud. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Be humble. Ja kui tihti vabandad sa ilma põhjuseta? Üldse mitte. Ma olen väga halb vabandaja. Lähme tegeleme oma asjadega ja siis räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on reede. Ma suundun hetkel Free-Flosse, mul on seal 2 tundi. Siis ma natuke aega teen seal veel kontorit, jällegi nii palju kirju. Ja siis ma tulen koju. Ja siis ma koristan ja olen Joosepiga. Ja siis õhtul tulevad Annabel ja Petris mu juurde. Ja siis me chillime. Otsasi. Minu lõuna, ärge küsige. Ma lõpetasin töö, ma olen kohe kodus. Kell on 5 läbi midagi. Aga crazy mõelda, et eile oli veel suvi. Eile oli veel suvi. Ja täna, boom, sügis käes. Vihmane, külm. Aga something about it on väga nauditav. Üle pika aja saab jälle näiteks küünlad põletada täna. Nii et hakkame ka tunnetama siis. Nii, kell on meil 00:44, tüdrukud läksid ära ja mis te arvate, mida me siin õhtul vaatasime või mina vaatasin, meil käis see taustaks. Conjuring esimene osa, ma pole seda näinud veel niimoodi ja kuna me käisime seda 4. osa vaatamas, siis me teeks lausa huvi, et mis siis ikka seal tegelikult toimub. Nii et mul on jäänud siin veel 15 minutit. Vaataks selle lõpuni. Muidugi ma olen üksi, on öö. Ma ei tea, aga mõte see on nagu suva. Ma näitan teile Joosepit ka. Vaadake, ma unustasin ära, et mul see on. Ma peaksin seda teadamine kastuma. Joosep, kas sa vaatad koos emmega? Vaatad koos emmega? Aitäh, Tibu, no lähme koos. Mis sa ütled kõikidele vaatajatele? Aitäh, et vaatate Joosepi vloge. Ma olen olnud siin viimased nädalad nii kiired, et ma pole saanud üldse tegeleda oma tantsuasjadega nii, nagu ma tahaks. Ja meil on homme Empire'i proov. Meil on üks suur programm tulemas ja ma vaatasin praegu neid videosi. Ja ma saan aru, et nii palju materjali on, millega ma pole lihtsalt jõudnud tegeleda ja ma pean ikkagi homme ärkama plaanitust varem. Siis ma tahan minna proovi ikkagi nii, et ma olen harjutanud, mitte see, et ma lähen lihtsalt nagu what up, I'm here. Ehk siis muidu mul reegel, et ma ärkan laupäeviti 11. Kuna proov on kell 12, siis ma ärkasin ärgata kell 10. Aga kuna materjali on väga palju, siis ma ärkan hoopis kell 9. Kell on 1:28, nii et ma arvan, et ma teengi skincare'i ja lähme magama. Tere hommikust, käes on laupäev. Mu nohu läheb aina hullemaks ja mul tekkis täna selline overwhelmed ja niisugune ärevustunne, et kõik on ikkagi liiga palju. Juba hooaeg hakkas ja ma juba tunnen ennast niimoodi, et see on nii lappes. Ühesõnaga, ma üritasin kavasi siin õppida ja korrata.
ja ma lihtsalt tunnen, et ma ei ühendu ära nende kavadega, need ei jää mulle meelde. Kavad on nii tehnilised ja nii teistsugune stiil, ikka klassikalise põhjaga stiil ja see ei ole minu lik üldse, sest mul ei ole seda põhja absoluutselt all. Ühesõnaga proovin ära, tulen koju ja õhtul ma lähen siis sõbrannadega sööma. Me läheme sinna Rotermanni see mingi Bruks. Peangi laua kinni panema. Ma arvan, et ma peale proovi käin sealt läbi. Ja ma tahaks korra kaubamast ka läbi käia, mul on vaja uusi tooteid. Kell on 4, ma jõudsin just koju. Meil kestis proov üle 3 tunni. Sain asju selgemaks kindlasti, aga ikkagi ma sain aru, et tegelikult see programm on väga raske. Keha ei ole harjunud sellist stiili tantsima ja seal on ka mingeid paarisusasi. Seda, et ma ei ole ka paaristantse teinud, ma ei ole harjunud, et ma pean kellegagi arvestama nagu partneriga niimoodi. Ega mul palju ei ole ka aega jäänud, sellepärast et kell 6 on juba meil laud. Kell on 4. 16.45 pean hakkama ennast sättima. Tavai, ma tudun ja siis varsti näeme. Oota, haul! Ma käisin ju kaubamajas, mul oli vaja paari asja ja siis ma mõtlesin, ma ostan kõik korraga, et kuna ma ei käi enam sellel pool linnaosa, siis ma kasutan võimalust. Ühesõnaga, ma ostsin uue šampooni, saab kohe see Matrix otsa, see Matrix on ülihea, soovitan. Aga ma mõtlesin, proovin siis juba mingit muud asja ka. Sellise leidsin, see on 4 Reasons. Niisugune huvitav. Mul saab kohe salitsüülappe otsa, nii et see on juba mul 3. ja tõesti aitab. Nii et kellel on nahaalused põletikulised punnid, siis salitsüülappe. See maksab 6 €, et te teaks. Siis uus patch, pimple patch on, mul saavad kohe otsa. Vahepeal ma mõtlen, et äkki ei peaks ostma, sest siis ma näitan universumile, et mul ei saagi tekkida punnid. Sest mul ei ole abivahendeid, et nagu, kui ma ostan aeg juurde, siis universum annab mulle põhjuse, miks ma neid peaksin ka kasutama. Ei vä? Ma ei tea, aga minu mõttekäigud. Siis uus beauty blender. Mul on vana täiesti ära rassitud. Ma tahtsin uut kammi ka osta, aga ma ei ostnud. Ma tahan seda, mis mul oli, aga seda saab vist Treidhausist, nii et ma pean natuke tegema researchi. Ma olen vahepeal ennast valmis saanud ja on aeg minna siis sinna Purksi, mis iganes selle koha nimi on. Let's go. Outfit on mul siis selline, ega midagi erilist siin ei ole. Let's go. Omadega kodus ja ma sain aru, et ma ei filminud seda, et me käisime tegelikult Ärklis, sest kõik mu sõbrannad ütlesid, et nad pole kunagi käinud seal ja ma olin mingi, mis asja, võtsime suuna ette Ärklisse ja tegime seal ühed koktellid ja siis tulime koju. Jah, me tulime mingi enne 11 ära või midagi sellist. Ja see Bruks või Purks või mis iganes selle koha nimi on, see oli täitsa tore. Nii et ma lähen teen oma õhtuse skincare'i ja lähen magama. Minu lapsukene tüüdub siin. Ja head ööd ja räägime homme. Good morning! Käes on peapäev ja on minu trennide päev. Täna on siis commercial ja strip ja commercialis on siis minu selle hooaja kõige esimene filmimine. See tundub nii järsku, aga commercial on käinud ka stiil, kus mul on nagu iga 2 nädala tagant filmimine. Aga kuna me nagu nii hakkame, üks kava meil, siis me hakkame juba tegema deep gala kava, siis ega see kaua ei kesta. You can look but you can't touch it. If you touch it, Tegin täna suppi. Vot kus lops. No nii, kell on 2 öösel. Ma just sain natuke aega tagasi mu YouTube video valmis või vaadatud. Ja nüüd ma panin ta laadima alla. Aga täna näiteks ma sain nagu stripis just aru, et oh my god, I love my job. Ja ma ei olnud seda tundnud väga ammu seda tunnet. Üldse selline väga hea vibe'iga päev oli täna. Aga ma mõtlesin, et lõpetaks selle vlogi ära täna,
koos väikse märkmiku ja väikse treileriga järgmisesse vlogi. Ma veel ei tea, mis päeval ma seda vlogi alustan. Nii et vaata. Aga teeme selle märkmiku. Ma näen, et siin oli mul viimati see, et külast uut restorani. See Purks või Pruks või kus iganes ma käisin seal esimest korda. Nii et tehniliselt ma külastasin. Aga nii 2%, okei. Kirjutas 3 asja, millele oledki tänulikum. Trennid, et ma olen vigastuste vaba, sügis. Isegi kui mulle väga meeldib soojus, siis sügises on mingi uus energia. Ja I love it. Ilus mõte, mille tänasest peast kaasa võtad. Ma loodan, et me kõik saame teha asju, mis panevad meie silmad särama. Kui tähtis on sinu enda õnn? Kõige tähtsam. Nii vaatame, kas me jõuan selle video lõpuni. Järgmises videos. Kuidas läheb Pekki? Ikkagi ei pidanud see kaamera vastu ja ma pean ikkagi siin selle lõpetama. Kuidas läheb minu Kriti ja Simona väike reisiga Tartusse? Me läheme kinkipuutsi vaatama. Nii et ma usun, et see tuleb täiega äge ja selline väike getaway. Kuidas läheb mul Beatrice'i esinemine? Kuidas läheb mul Empire esinemine? Ja kuidas läheb meil väike väga huvitav ja teistsugune dinner ka isaga? Seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos. Bye!